Hommikul kella 9 paiku märkas mööda Paldiski maanteed Tallinnasse tööle sõitev Silver Teesalu Keila lähistel Tutermaal ühte peni. Koer seisis nagu soolasammas keset teed ja segas tööle ruttajaid. Kutsa oli hirmul. Signaalitavad autod ajasid vaesekese omadega täitsa sassi. Paljas mõte sellest, et õhtul koju sõites võib maanteel vedeleda laiaks sõidetud koerakorjus, pani mehe tegutsema. Ta oli täiesti keset teed, ma pidin seisma jääma, teised autod pidid seisma jääma, ta oli täiesti liikluses sees. Autot otsa ei sõitnud või? No, see on ime, sest et see koer olevat olnud 1,5 tundi keset teed siin või tee äärest lonkinud ühesõnaga ühe koha peal. Silver küsitles ümberkaudsete talude elanikke, aga keegi koera omaks ei tunnistanud. Mulle jäi selline tunne, et ta on hüljatud sellepärast, et ta oli kogu aeg ühe koha peal, ta otsis konkreetselt midagi kogu aeg põhimõtteliselt keset teed. Ja siis viisin linna, Maxi loomakliinikusse, viisin vaatama, kas tal siis on kiip või ei ole. Loomaarsti sõnul oli koer terve ja kiipki oli kutsal naha all olemas. Tegu oli sügisel varjupaigast võetud tolliga. Silver teatas kõigest koera pererahvale, paraku telefonis kuuldud vastus ei meeldinud talle. Vestlusest jäi Silverile mulje, et koera omanikel oli täiesti ükskõik, kus nende pereliige viibib. Lisaks ajasid nii tolli peremees Jaan Kerner kui ka perenaine Svetlana Sinimeri kutsa kadumisest hoopis erinevat juttu. Proua siis väitis, et mees võttis hommikul koera võttis kaasa auto peale ja läks tööle ja poole tee pealt siis lasi koerale vahepeal välja häda tegema. Ja selle aja jooksul siis koer pani jooksu. Siis ma võtsin peremehega ühendust. Peremees väitis üldse, et see jooksis Tallinnast Tondilt nende kodu juurest jooksis minema. Silver oli kimbatuses ja mõtles, et jätab tolli hoopis endale. Mitmeid kordi helistas ta siiski veel pererahvale ja püüdis sotti saada, kas tegu on loomahülgajatega või mitte. Viimaks lepiti kokku, et pärast tööpäeva lõppu kohtutakse koera peremehe Jaan Kerneri töö juures Keilas. Kuidas siis juhtus nii, et oli nüüd Tutermaal keset sõiduteed, värises, autod läksid mööda? Pole aimugi. Aga kus ta jooksu pääses? Kodust või autost? Kodust. Aga nüüd tekib väike vasturääkivus. Naine räägib, et te võtsid hommikul koera kaasa. Ei võtnud. Teie abikaasa ütles telefonis, et te olite koos koeraga tööle tulnud ja siis oli lasknud koera autost välja ja siis koer oli teie käest minema jooksnud. Siis ma tõst tööle võtsin. Kust ta teil jooksu panis? Kodu juurest. Kus teil kodu on? Tondil. Ja mis ta jõudis 20 kilomeetrit siis joostada? No aimugi pole, ma käisin teda veel enne tööle tulekut väljas ümber maja vaatamas. Muidu ta läheb korra ära, tuleb tagasi. Siis ta jooksis 20 kilomeetrit eemale, jäi keset maanteed ja 1,5 tundi siis passis. Ei oska öelda. Tõesti ei oska öelda. Silveri hinge näris aga endiselt kahtlus. Ta otsustas enne tolli loovutamist veel korra koera perenaisele Svetlanale helistada. Nähes juba ei tea mitmendat korda Silveri numbrit, läks Svetlana pöördesse. Aga kuidas ta kaduma läks teil? Ta läks abikaasale. Kui ta võtab kaasa, ta käis tal kuskil pissil ja siis ta kutsikas jooksis minema. Siis. Aga võttis hommikul tööle kaasa, jah? Et kas abikaasa võttis hommikul koera tööle kaasa või? Ma ei tea seda, kas ta võttis hommikul tööle kaasa. Ma ei tea seda. Aga päeval te väitsite, et abikaasa võttis tööle kaasa ja siis pani jooksu. Tähtsus see omab, pead, et see lapse koer on kodus. Väga suurt. Tähtsus see omab. See omabki väga suurt. Või mis asi te olete? Väga suurt tähtsust omab. Te olete nii tüütav inimene juba, te tüütate nii ära, et mis te sellest koerast võttisite, jätnud ta sinna sellesse loomakliinikusse, küll me oleks ise järgi läinud sinna. Mis te tüütate kogu aeg? Te olete hullem, kui te olete ime, et teil üldse naist ei ole. Siuksed inimesed ei saagi naist olla, kui te siuke kuradi tähenärija olete iga asja peale. Aga te soovitasitegi ju koera viia varjupaika. Mis varjupaika? Mitte varjupaika, vaid sealt, kus helistati, et sinna ma lähen ise järgi, nii oli jutt.
Niimoodi oli jutt. Aga järgi oleks... Niimoodi või olete purjus või ei mäleta või? No ma ikka... Teate niivõrd vastik kuju, et juba süda läheb pahaks juba selle putsika pärast, tead. Minge minema, kurat, sealt ja andke see koer ära. Sinna kohta, kui me järgi lähme oma koerale, see on lapse koer. Kas nüüd võib nagu loota, et see koer nagu enam ei jookse ära või? No, nägid, juttu kui palju. Mina ei oska selles suhtes 100% karantiinist. Õues käime ikka. Ehk oligi just nii, nagu Jaan rääkis ja võib-olla ta lihtsalt häbenes, et jättis koera tööle minnes hulkuma. Tundus, et ka Silveri kahtlused said hajutatud ja lõpuks andis ta kutsa Jaanile tagasi. Ka valmis ostetud koeratoidu sai Tolli kaasa. Ma annan sulle koerale süüa. See koer on nii meeldinud. Võta korral süüa vähemalt. Et ma loodan, et see ei olnud põhjuselt, et see koer nagu jääb. Ei, sööb ole, mis ma just siin mitte päeva sööb. Krõbinaid ja konserve ja... Aitäh! Lõpp hea, kõik hea. Koer leidis oma pererahva üles ja kiibistava imevigurist oli palju abi. Kuidas aga Tolli 20 kilomeetri kaugusele sattus, miks ta just Tutermaal keset teed oli, küsimusi jääb teisigi õhku rippuma. Vaatamata küsimärkidele loodame siiski, et tegemist polnud looma hülgamise, vaid lihtlabase lohakusega. Ära viska,